USA president Donald Trump kuulutas end Hormuzi väina kaitsjaks ja nõudis selle eest 20% kõigi veetavate kaupade väärtusest. Tegelikult otsustas Trump lihtsalt juhtida seda, mille vastu ta Iraaniga võitles. See on väljapressimine laeva liikluse pealt Hormuzi väinas. Laevandusettevõtted tõesti palusid endale kaitset, sest sõja algusest peale muutus väina läbimine eluohtlikuks. Ja nüüd Trump vastas neile. Kaitset anname, aga selle eest tuleb maksta. Aga ta unustas mainida, et enne tema sõda Iraaniga polnud selles väinas üldse probleeme. Aga küsimus on lihtne, kuidas see kõik üldse toimima hakkab? Kuidas Trump kavatseb laevadelt raha koguda väina läbimise eest? Ja just siin läheb asi kõige huvitavamaks, sest ekspertide analüüsi põhjal kõlab vastus nii, tõenäoliselt mitte kuidagi. Veelgi enam, Brasiilia president Lula nimetas seda ühe lihtsa sõnaga ja see on väga täpne, see on piraatlus. Selles saates arutame toimemehhanismi, numbreid, juriidilist tupikut ja peamist takistust, millele Trump ilmselt üldse ei mõelnud. Kõik sellest, mis saab edasi Hormuzi väinaga. Miks Trumpi idee 20% tollimaksust tundub praegu täiesti teostamatu? Ja kas tal õnnestub tõesti kogu Hormuzi väin enda kontrolli alla saada? Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat, kuid enne alustamist palun teil tellida kanal, panna sellele videole like ja jätta oma kommentaar selle video alla. Nii et las ma kohe tsiteerin Donald Trumpi. Ameerika Ühendriigid saavad sellest hetkest tuntuks kui Hormuzi väina kaitsja. Kuid seoses sellega ja õiguse huvides hakkavad nad saama hüvitist, mis moodustab 20% kõigi veetavate kaupade väärtusest. Jah, kõikide kulude katmine, mis on vajalikud selle äärmiselt ebastabiilse maailma piirkonna turvalisuse tagamiseks. Protsess ja ettevalmistused algavad kohe. Samal ajal teatas ta ka Iraani sadamate blokaadi taastamisest. Ja siin oli kõigi turgude reaktsioon muidugi kohene. Nafta hind hüppas juba üle $20 barreli eest. Ettevõtte aktsiad langesid seevastu. Trump pöördus juba kongressi poole avaldusega, et on taas alustanud täiemahulist sõda Iraani vastu. Ja just selles olukorras tekibki peamine küsimus. Isegi kui laevaomanikud nõustuvad maksma Donald Trumpile 20 läbipääsu eest läbi väina, kuidas see kõik peaks toimima? Trumpi plaan kõlab umbes nii. Me saadame laevad konvois kaitse all. Tahate liituda? Siin on hind. 20% teie kauba väärtusest. See tähendab, et see pole päris läbipääsutasu. Juriidiliselt saab sellest mööda hiilida. See on nagu tasuline kaitse. Ameerika sõjalaevad saadavad tervet tankerlite karavani läbi ohtliku tsooni. Ja kaubaomanikud maksavad sellise teenuse sellise kaitse eest. Ei taha, ärge kasutage. Siin märgin kohe ära, et Donald Trump ei avastanud uut Ameerikat. See skeem ei ole teoreetiliselt uus. Konvoisid kasutati 1980. aastate tankerite sõja ajal, kuid oluline nüanss. Tollal valvasid Ameerika Ühendriigid laevu tasuta, sest see vastas nende enda huvidele. Nüüd pakub Trump teha sama raha eest ja just siin algavad probleemid. Ja neid probleeme on 4. Isegi 5. Lubage mul alustada 5. 5 neist kõlab nii. Selleks, et laevad vajaksid kaitset, mille eest nad on valmis maksma, peab piirkonnas valitsema pidev oht. Kui laevaomanikud maksavad konvoide eest, kas Ameerika Ühendriikidel on siis mõtet sõda lõpetada? Sest siis võib väin taas turvaliseks muutuda ja konvoisid poleks enam lihtsalt vaja. See tähendab, et keegi ei maksaks nende eest. Siin tasub järele mõelda. Aga vaatame ka teisi probleeme. Probleem number 1 on hind, mida tõenäoliselt keegi ei maksa. Üldjuhul, et aru saada, maksavad kaubasaated vedajatele 2–3% ulatuses kauba väärtusest tasudena. Veel kord, kaubaveo eest makstakse 2–3% kauba enda väärtusest. Ja nüüd lihtsalt võrrelge. Trump nõuab kauba väärtusest 20% turvalisuse eest, aga vedamise eest. See on umbes 10 korda rohkem kui kogu tavaline turvakulu. Järeldus on lihtne. Selline maks oleks saatetele täiesti üle jõu käiv. Või oleksid nad sunnitud tõstma kauba hinda ostjale täpselt 20 võrra. Seetõttu on tasu tõenäoliselt nii kõrge, et keegi ei taha seda maksta. Aga see on ebareaalne summa.
Arvutame näppudel. Ma olen seda näidet juba toonud, teeme seda veel kord. Supertanker, mida liigub palju Hormuzi väinas, veab 2 miljonit barrelit naftat. Kui barreli hind on umbes $80, siis selle tankeri last maksab umbes $160 miljonit. 20% on üle $30 miljoni ühe reisi kohta. Enne sõda läbis Hormuzi väina 6-3000 sellist tankerilaeva kuus. Võrdluseks, Iraani tasud, mida Washington nimetas väljapressimiseks, olid umbes 2 miljonit ühe laeva kohta. Trump tahab 15 korda rohkem. Aga küsimus on selles, kes täie mõistuse juures annaks $30 miljonit lihtsalt ühe läbisõidu eest? Aga isegi kui keegi on valmis sellist raha maksma, tekib siin teine probleem. Viimane sõna jääb tegelikult kindlustusandjatele, aga tundub, et Trump sellele üldse ei mõelnud. Isegi kui leidub Pšurovski väina häkker kahekesi, sellele Trump tundub üldse ei mõelnud. Isegi kui leidub julge inimene, kes on valmis maksma 20% läbipääsu eest, ei otsusta tema. Otsustama, kas laev läbib või mitte, ei hakka mitte laevaomanik ega isegi mitte kaubasaatja. Otsustavad kindlustusfirmad. Miks nii? Selgitan. Sest kindlustusandjad võivad lihtsalt keelduda kindlustamast laevu, mis läbivad Hormuzi väina, kui nad peavad riske liiga kõrgeks, sõltumata sellest, kas omanikud on valmis maksma Ameerika kaitse eest. Ja ilma kindlustuseta ei lähe laev lihtsalt isegi reisile. Ükski pank ei finantseeri kaupa, ükski prahtija ei sõlmi lepingut, kui laeval pole kindlustust. See pole reaalne. Ainus erand on siis, kui Venemaa teeb varilaevastiku. Täiesti ebaseaduslik laevastik, mis veab Vene naftat ja isegi neid laevu kindlustatakse, lihtsalt mitte lääne ettevõtete poolt. Kui kindlustus pole, siis ükski laev ei välju sadamast. See tähendab, et Ameerika laevastik võib pakkuda konvoisid nii palju kui tahab, aga kui kindlustusfirma ütleb ei, siis konvoi ei lähe kuhugi. Sõjaline jõud ei tühista kindlustusandjate otsuseid. Ja nii see äri töötabki, ilma selleta ei saa midagi tehtud. Kolmas probleem. See on tõenäoliselt üldiselt ebaseaduslik. Hormuzi väin on rahvusvaheline veetee. Seal on laevadel rahvusvahelise õiguse järgi õigus vabale läbipääsule. Iraan on varemgi kehtestanud seda, mida ta nimetas teenustasudeks. Tegelikult olid need tollimaksud. Rahvusvaheline õigus sellist tava ei luba. Probleem seisneb selles, et nüüd teevad täpselt sama ka Ameerika Ühendriigid. Ja just siin ongi kõige ebamugavam hetk. Juunis allkirjastasid Ameerika Ühendriigid ja Iraan ajutise vaherahulepingu. Selles on otseselt keelatud. Teheranil keelati kehtestada mingeid tasusid kaubalaevadele, mis läbivad väina. Ameerika ise lisas selle keelu dokumenti ja nüüd rikub seda ise, aga ainult enda kasuks. Veelgi enam, Trump on korduvalt öelnud, et tahab näha väina igasugustest maksudest vabana. Tõsi, ta on ka varem nagu mööda minnes maininud, et USA võiks neid siiski kehtestada. Ma olen juba varem üksikasjalikumalt rääkinud sellise lähenemise ebaseaduslikkusest, koos kõigi artiklite ja nii edasi. Eelmistes saadetes, kui huvi on vaadake, minu meelest see saade oli üle-eelmisel päeval selles YouTube'i kanalis. Probleem number 4. Isegi Trumpi ja tema meeskonna poolt pole üksikasju selle kohta, kuidas see kõik peaks toimima. Ehk siis, oletame hüpoteetiliselt, et see kõik hakkas tööle, aga kuidas see tööle hakkab? Et otsustada, kas teenust kasutada, peavad ettevõtted teadma, kui palju see maksab ja kuidas see töötab. Aga Valge Maja näiteks. Täna oli seal terve rida ajakirjanike päringuid info saamiseks, aga Valge Maja ei selgita ajakirjanikele midagi. Lihtsalt jätavad need päringud vastuseta. Ja nagu CNBC märgib, tsiteerin. Palju jääb pakutud hüvitamispoliitikas ebaselgeks. Kes kogub raha, kuidas hinnatakse kauba väärtust, mis saab laevadest, mis ei maksa, kas neid ei lasta sisse või jäetakse need rakettide alla. Vastuseid pole. Tundub, et protsess ja ettevalmistus, mis Trumpi sõnul algavad kohe, eksisteerivad praegu vaid tema sotsiaalmeedia postitusena. Ja siis võttis ootamatult sõna Brasiilia president Luis Inácio Lula da Silva. Tema reaktsioon oli kõige täpsem ja kõige halastamatum kõigist. Edasi toon tema tsitaadi. Donald Trump avaldas postituse, milles teatas, et kavatseb taas avada Hormuzi väina, kuid iga laeva eest, millel ta lubab läbi sõita, peab naftaomanik talle maksma 20%. Varem nimetati seda piraatluseks, kas pole?
nii tähtis riik nagu Ameerika Ühendriigid, mis on nii kaua piraatluse vastu võidelnud, ei tohiks nüüd ise piraadiks muutuda. Ta ei tohiks sellest tasu võtta, sest see väin ei ole tema vastutusalas. Ja just selles seisnebki kogu probleemi tuum. See on ilmselt kõige olulisem probleem, mida ei lahenda ei lennukikandjad, ei need Trumpi postitused, ei turvalisuse kinnitused, mitte miski. Väin, Hormuzi väin ei ole Ameerika oma. Ameerikal ei ole selle üle mingit suveräänsust. Ameerika on aastakümneid seda väina tasuta valvanud. Ja just sellele ongi rajatud tema autoriteet kui merede vabaduse kaitsja. See laevanduse vabaduse programm oligi see argument, millega USA isegi Hiinat Lõuna-Hiina meres survestas. Just sellepärast nimetatigi Ameerikat maailma sandarmiks, kes tasuta korda majja seab. Ja just sellepärast oligi Ameerika alati number 1 superriik, sest ta ei olnud, turuhangeldaja. Ta tõesti kaitses lisaks oma enda huvidele ka teiste omi. Ja sellele kõik ka rajati. Aga nüüd esitab Washington arve ja hävitab oma enda peamise argumendi oma kätega. Tulemus. Kuidas see kõik tööle hakkab? Küsimused. Plaani järgi. Trumpi plaani järgi. Ameerika konvoid kaitsevad ja saadavad tankereid. Ja omanikud maksavad 20% kauba väärtusest. Ameerika saab Trumpi sõnul tohutult raha. Tegelikult on hind 10 korda kõrgem kui kogu tavaline veohind. Ja ekspertide hinnangul ei taha keegi seda maksta. See on liiga kallis. Kindlustusandjad võivad lihtsalt laevu merre mitte lasta, nullides kogu Trumpi plaani. Rahvusvaheline õigus sellist tasu ette ei näe. Valgel majal puuduvad üksikasjad selle kohta, kuidas see peaks toimima. Ja liitlased ning partnerid kuulevad Brasiilia presidendilt sõna, mis nüüd jääb kogu selle loo külge. Mereröövlus. Ja Trump võib tõesti selle sõna Ameerika Ühendriikidele külge kleepida. Siia panen ma 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.